No nii, sellel nädalavahetusel on siis nüüd läbi meie karikavõistlus Sportingus, mis siis nagu paljudel üllatusekski tegelikult ütleme tõi päris suure tulemuste muutuse võrreldes nagu kompaks Sportinguga. Aga võistlus oli huvitav, lennud olid tehnilised ja tegelikkuses ega kui aus olla, siis ütleme esimene päev oli kindlasti pisut keerulisem kui täna, aga täna ikkagi kes on ikka esimese päeva mees, kes on teise päeva mees, aga võitja oli suhteliselt loogiline selles mõttes, et kui täna esimese päeva pool näitas ära, et Hannes Kuusik, meie esilaskur, kui ta tahab, siis ta saab ja tulemus oli tegelikult ju väga hea. 92 tabamust tänasel päeval, super. Ja teised kaks laskurid täpselt samamoodi, et iseenesest täitsa loogiline. Teine kolmas koht meesteklassis, nii et ainukene üllatus oli tõesti see, et Viktor Perekov, esimese päeva liider ei suutnud täna siis ülejäänud seltskonnaga sammu pidada, aga usutavasti läheb tal järgmine kord paremini. Võistluste käik läks sujuvalt, et ei olnud õnneks mingeid tõrkeid, mis vahetevahel võivad juhtuda, aga kõik oli hästi ja ma usun, et osalejad kõik jäid rahule. Ei olnud suuremaid apsakaid. Ma arvan, see pool oli õnnestunud. No tegelikkuses võin öelda seda, et üle pika aja oli selles mõttes siuke huvitav võistlus, et ta ei olnud ainult tiiru territooriumil. Et vennad olid päris tõsiselt vaeva näinud, olid metsa teinud väga huvitava raja ja minu isiklik hinnang on ka, et tegelikkuses ütleme just see metsa pool tegigi selle asja väga huvitavaks. Ja seal ka tegelikult rahvas nautis täiel rinnal laskmist, et selles mõttes müts maha meeste ees, et nad on selle töö ära teinud, sest tegelikult Sportingu lendusid üldse teha on väga keeruline, et laskekohtade arvu õiget saavutada ja nii edasi, nii et ega kui aus olla, päris aus olla, siis tööd on veel ju poistel tänagi, et seda rada tuleb ju kokku korjata, et ega seda üles ei jäeta, aga lennud olid huvitavad, väga huvitavad ja ütleme ettevalmistuseks Euroopa meistrivõistluste jaoks oli suurepärane. Kui nüüd Elva jahilaske tiirust rääkida, siis on ta tegelikult väga pika traditsioonidega tiir. Juba 7 aasta alguses on ta tehtud, vahepeal on unarusse jäänud küll, aga nüüd aasta oleme proovinud sinna uuesti toimetada ja arendada asja, nii et ma usun, et iga aasta saab paremaks, et oleks selline koht ja võimalus, et teha siin ka suuremaid, näiteks Euroopa meistrivõistlusi, mis iganes veel, et ei peaks häbenema seda.